Mina olen venelane. Venelased on stereotüüp. Ida-Virumaa Lasnamäe tänavatel kasvanud karmid vennad. Ja kuigi mina olen alati tahtnud selline jõhker pätt olla, ei tulnud mul see kunagi välja. Kui ma käisin gümnas ja minu vanused kutid tegid halbu Maldiidi asju, siis minu halva käitumise tase oli see, et kui piim sai otsa, siis ma jätsin tühja paki külmkappi ja ema oli nagu Semjon, kus on piim, blядь? Semjon, suka! Blядь, ja oligi niimoodi, jah. Nüüd ma ei saa seda tagasi, aga isegi nüüd, kui ma olen nagu, kui ma näen välja nagu kõva ja brutaalne venelane, eks, karm pilk ja pikk kasv, ohtlik riietus, siis ma ei oska käituda nagu tõeline pätt. Ja tegelikult see stereotüüp, et kõik venelased on karmid, see on jumala vale. Ärge uskuge seda. Tegelikult enamus venelasi on väga armsad, hoolivad ja abivalmid. Sa kõnnid õhtul Viru tunnelis, nagu eestlane ikka, kurva näoga. Ja vastus sulle kõnnib venelane. Ja teil korraks tekib silmside. Ja siis ta ütleb, probleemid vä. Ja ärge laske ennast petta. Teda reaalselt huvitab, kas sul on probleem, sest ta tahab seda aidata, no. Ta ütleb, suitsu on. Ta on mures, kas sul on suitsust selle stressi vastu, mis sul näo peal on, no. Ja kõige olulisem, peksa tahad. Rehe peks muidugi. Õige venelane teab, et iga eestlane vajab abikäsi põllul, no. No, ja venelasi üritatakse solvata, öeldakse neile sibulad. Aga vähesed teavad, et kui teie vanavanemad mõtlesid seda sõna välja, siis nad arvestasid sellega, et venelased on tegelikult head ja et kui sina lõikad venelast nagu sina lõikaks sibulad, siis sina nutad ja sul on kurb tuju ja sul on depressioon.